Tere, olen jätkuvalt Andres Lasn ja olen Eesti Perearstide Seltsi juhatuse liige. Sinu ees on taaskordne video sellisel põneval teemal nagu kaasaegne ja tulevikku suunatud perearsti programm. See on selline projekt, kus olen seltsi nimel koos meie IT-ettevõttes partneri Igluga umbes aasta jooksul üritanud aru saada, et mida perearstidel ja pereõdedel päriselt vaja on ja veelgi enam mitte pannes ainult paberi peale kirja, vaid siis luua visuaalsed ja klikitavad eskiisid. Selle lühikese videoga tahaksin uuesti ühe juhtumi läbi käia ja näidata, mida me siis senimaani oleme teinud ja mida me varasemast tagasisidest oleme võtnud. Nii, ma võtan kohe selle prototüübi lahti. Niimoodi. Ja enne kui üldse prototüübi juurde tegelikult läheks, siis kuna see video on YouTube'ist kättesaadav, siis igaks juhuks näitan ette, et kõige parema visuaalse tulemuse saamiseks soovitan alati video täisekraanile panna, nagu ma just siin tegin. Ja lisaks, kui ma räägin liiga aeglaselt, saab panna YouTube'i videot kiiremini tööle ja kui ma räägin sinu jaoks liiga kiiresti, saab ka aeglasemalt tööle panna. Et saate ise valida. Ning lisaks, kuna juba 2 videot olen üles filminud, siis selle sama video kirjeldusse ehk siis video alla panen lingina ka siis varem filmitud videot ülesse, et saate sealt ilusasti vaadata ka. Niimoodi, aga lähme siis juhtumi juurde lähemale. Nii, ma panen selle ka endal täis ekraani suuruseks, kui ma siit saan, vot see on õige nupp. Nii, kõigepealt tervitab mind üldse võõra patsiendi vaade ehk Mari Maasikas, aga inimene oli hoopis teine, et kõigepealt otsime ta üles, et natukene trükin ja Karmen Kalda, 68-aastane naine, võtame tema siit lahti. Väike kõrvalepõige, et miks ma ei räägi mingitest menüüdest, mis siin vasakul pool, mis siin üleval on, et need on eelmistes videodes kaetud teemad juba. Et ülevalt otsingust võtan siis selle praeguse patsiendi lahti siis, kelle põhjal tahaks näidata. Kes on vaadanud eelmised videosid, siis üldinfo on natukene muutunud, et üleval pool on ikka tuttavad aspektid, allergiad, tema kirurgiline ajalugu, tema kahjulikud harjumused, aga natukene täpsemalt, mis siis on muutunud, et ühte välja saab patsient lisada iseenda eesmärgid, et ta soovib konkreetselt, et tema vererõhk ja diabeet oleks kontrolli all ja tema elukvaliteet oleks tagatud. Et kuidas patsient seda teha saab, see on tõenäoliselt selline teema, mida selle prototüübi raames või vähemalt selle projekti raames väga katta ei suuda, kuna raha ja aeg on piiratud. Aga see räägib või kõlab vähemalt selle järgi, et peaks olema patsiendi portaal, kuhu oleks selline funktsionaalsus rakendatud, et inimene saab ise sisse logida ja kirjutada sinna oma siis raviplaani või vähemalt eesmärkide alla, et mis tema ka asjast arvab, mida tema sooviks saavutada. Siis natukene alla liikudes on näha tema kroonilisi haiguseid, millal siis esmane diagnoos on iga haiguse puhul välja pandud ning varasemalt selline funktsionaalsus, mida ma ei näidanud, on siis scrollimine. Et praegu ma kasutan hiirerullikut, et üles ja alla scrollida siis üldvaates. Nagu näha, siis ekraani vasakpool scrollimisega kaasa ei liigu. See on mõeldud siis multitaskimise ehk mitme asja samaaegse tegemise jaoks, et see on teema, mis eelmistes videodes on natuke rohkem kaetud siis. Et üldvaates on näha tema diagnoose, vähemalt neid, mis puudutab kroonilisi haiguseid, tema raviskeemi sellisel ülevaatlikus vaates ja lisaks siis veel tema kardiovaskulaarset riski. Et nagu korduvalt vähemalt eelmiste videode jooksul öeldud, siis need kuvad siin ei ole üldse kivisse raiutud, konkreetselt siin ka see, et kardiovaskulaarne risk on siin all ja just nimelt, et siin on ainult sellised laboratoorsed näitajad välja toodud, et see on lihtsalt konkreetse tema jaoks näidis, mida saab teha. Tõenäoliselt võiks siin olla ka sarnane funktsionaalsus, et see risk ei ole ainult kardiovaskulaarne, vaid näiteks mingi muu haigusega seotuv või mingi muu organsüsteemiga seotuv vastavalt patsiendile siis. Nii, aga tulles üldse siis patsiendi enda teema juurde, siis võtame tema sissekanded korraks lahti
et siin on näha üsna kirjut vaadet, eriti võrreldes eelmise videoga, et mis siin kõik siis on. Et oleme selle projekti raames leidnud, et võiks vähemalt proovida näidata ette seda, et milline võiks olla mitte siis dokumendipõhine dokumenteerimine või inimese terviseinfo talletamine ja veelgi enam seal orienteerumine, vaid milline võiks olla siis sündmusepõhine asjade ajamine. Et konkreetselt selles vaates on siis esmane vaade sellest, et mida arst või õde, kes parasjagu seda tarkvara kasutab, mida ta siis teha saab. Et ta saab sorteerida esiteks üldse neid sündmusi, mis siis patsiendiga on toimunud, selle järgi, et kas need on toimunud siis perearstikeskuses ise, ehk siis sisesündmused, või siis selle järgi, et kas need on toimunud perearstikeskusest väljast, näiteks haiglas või kuskil logopeediakliinikus või psühhoterapeudi juures, et need on välissündmused. Oleme saanud ka tagasiside, et tahaks näha mõlemaid sündmuseid ühtsel ajajoonel, et see on meil praegu plaanis. Siis, et kuidas sündmustes üldse orienteeruda, et kõige parem oleks see, kui on palju erinevaid filtreid, et saaks leida üles just selle vajaliku, mida parasjagu vaja on. Et siin sündmuste kõrval on näha erinevad ikoonid, et need ikoonid on sarnaselt kasutusel ülejäänud tarkvaras ka ja mida need siis tähendavad. Näiteks ma saan teha niimoodi, et ma võtan sisesündmused lahti, klikin sinna peale ja ütleme, et kui ma tahaks ainult siis selle ikooni taga peidus olevat sündmuseid, et siin on siuke laborimärk, et see ongi labori analüüsid, et kui vaadata siia vasakule poole menüüsse, et siin on ka sarnast ikooni näha. Kui ma siia labori peale vajutaks, ma saaks inimese analüüse hakata tellima. Siis on siin näha tabletimärgis, mille all on mõeldud, et retseptide väljastamist, tõemetuslehti ja siis uuringuid ja erinevaid muid näitajaid. Et see, mis siia peaks kuuluma filtrite alla, et milliste sündmuste kaupa saaks filtreerida, et arusaadavalt see loetelu jälle ei ole kivisse raiutud. Et siin on igasugused soovitused oodatud. Täpselt samamoodi ka konkreetselt just nimelt terminite kohta, et sisesündmus ja välisündmus, kas siia on paremad alternatiive, et igasugused ettepanekud on oodatud. Siis liikudes allapoole, siis kõik need sündmused ja need sündmuse tüübid on erinevat moodi mõnes mõttes dubleerituna nähtavad siis sellel vaatel. Et kõige üleval on need samad sündmused näha siis aegteljel, et kuidas need kulgevad. Et siin on näha, et ligikaudu 2014. aasta lõpus on olnud analüüside andmine, 2015 keskel samamoodi ja praegu on siin lihtsalt analüüsid niimoodi rakendatud. Et ütleme, et kui ma valiksin analüüsi tasemel siia ka tõemetuslehed juurde või ainult need või midagi muud, siis vastavalt sellele see aegriba muutuks. Ja kui ma klikin omakorda sellele sündmusele siin aegribal peale, siis ta viib mind siin allpool juba selle täpsema kirjelduseni, et mis siin toimunud on. Sündmuseid oleme ette näinud ka, et saaks vaba tekstina otsida, et kui sa mingi märksõna järgi eeldatavasti tead, et see sündmus võiks sellist märksõna sisaldada, siis ka see võimalus on olemas. Et mõnikord ei pruugi lihtsalt selle sündmuse täpne tüüp olla teada või soovidki näha, et milliste märksõnadega mis sündmused välja tulevad. Kui aga ei ole soovi ise konkreetselt siia kirjutada otsida, siis oleme mõelnud ka, et lisaks veel sündmuste tüübile võiks siis seda informatsiooni saada erinevat moodi veelgi filtreerida. Et näiteks konkreetses vaates on aktiivne diagnooside järgi sündmuste grupeerimine. Ehk et siin on iga sündmus seotud siis konkreetse RHK koodiga, oleme praegu lihtsalt näitamise mõttes pannud esimese astme koodid nii-öelda, et esimesed 3 numbri ja tähe kombinatsiooni. Ehk et kui ma siit saaksin prototüübis selle linnukese lahti teha, siis ma näeksin kõiki sündmuseid, vahet ei ole, kas need on laborianalüüsid või tõemetuslehe väljastamised või midagi muud, et mis on seotud konkreetselt hüpertooniatõve või vererohaigustega. Samamoodi siis kõik need, mis siin muud näha on, need suhkruhaigusega või üldse mingid ametlikud läbivaatused või tõendite väljastamised. Igal sellel ribal on siin paremal pool näha ka, et kui palju mingit tüüpi
tüüpi sündmused siis konkreetselt selle diagnoosiga seotud kategooriasse kuulub, et oleks enam-vähem selline hinnang, et kui palju millegi alla kuulub. Ja konkreetselt ongi siin lahti siis Z-koodide alla kuuluvad sündmused. See info, mis siin meditsiiniliselt on, ei pruugi väga korrektne olla, et see on lihtsalt näitlikustamiseks, kuidas ta visuaalselt välja näeb, et ei pretendeeri 100% siin tõele. Ja lisaks diagnoosile oleme mõelnud, et kõiki neid sündmused võiks ka erialakaupa filtreerida, et praegu küll siia peale klikkida ei saa, aga kui saaks, siis ta viskaks siia sarnaste nimekirjadena siis kõik erialad, mis siis vähemalt patsiendi puhul on asjakohased, näiteks kui ta on neuroloogi juures käinud, ta viskaks siia kõik neuroloogi sündmused, mis iganes siis parasjagu ei ole, et kas neuroloogi poolt tellitud analüüsid, neuroloogi poolt väljastatud tõemetuslehed ja nii edasi, nii edasi. Ja ajajoon, see vaade on eelmistes videodes läbi käinud, et see on mõnes mõttes siis see vaade, kus kõik sündmused on kronoloogilises järjekorras nii-öelda filtreerimata kujul, mida saab siis muidugi filtreerida siit näiteks ülevalt poolt menuust. Nii, kuhu edasi? Et vaatame korraks selle pöördunud patsiendi siis ravimite alla. Kes on vaadanud eelmiseid videosid, siis täheldab, et see raviskeemi vaade on natukene muutunud. Et mis siin siis täpsemalt on? Et esiteks siin on hoiatus sellest, et inimesel hakkavad ravimid otsa saama ja oleme mõelnud, et võiks olla selline funktsionaalsus, kus inimese pidevalt tarvitatavaid ravimeid saab ühe klikiga automaatselt terve raviskeemi ulatuses uuendada, et ühesõnaga saaks raviskeemi näiteks ettetuletavalt järgmiseks 6 kuuks pikendada ja programm ise taustal arvutab selle põhjal välja, kui mitu retsepti, kui mitu tabletti arsti poolt määratud doosis ja päevas võetavas koguses päriselt vajalik on, et ei peaks seda ükshaaval igale retseptile siis määrama ja klikkima. Siis lisaks, mis on siin natukene muutunud võrreldes varasemaga, et natuke detailsemaks on see vaade läinud. Et raviskeemi haldamine, ravimite kohta info küsimine, eriti kui me räägime keerulisest patsiendist paljude krooniliste haigustega, on üsna ajamahukas töö. Et ideaalis võiks olla olemas siis tsentraalne raviskeem, mis on nähtav nii arstile, õele, perearstikeskuses kui ka meditsiinitöötajatele teistes asutustes ja veelgi enam, ka patsient ise võiks seda näha, samamoodi siis näiteks patsiendi portaalist. Iseasi küsimus, et kas see, millisel kujul patsient seda näeb, peaks olema täpselt sama nagu arst või õde, tõenäoliselt mitte. Mis siin siis näha on? Selleks, et oleks raviskeemist täielik ülevaade, peaks olema iga ravimi puhul tema manustamise viis, siin on PO ehk ladina keeles suu kaudu. Miks ei ole siin kirjas näiteks tablett, miks ei ole siin kirjas näiteks kapsel või muu, sest ravimvorme on väga palju erinevaid ja sealhulgas ka sellised, mida saab suu kaudu võtta, et nende lühendite hulk läheks siin väga suureks, et tõtt-öelda arsti, õde, patsient ise võiks huvitada pigem see, et kas see on suu kaudu võetav ravim, kas see on nahalla süstitav ravim või on see lihasesse süstitav ravim ja nii edasi, nii edasi. Et see konkreetne ravimvorm, see on tehnoloogiline, et see igapäevapraktikas nii oluline ei ole. Siis lisaks on näha toimeained, toimeaine doos, ehk siis mis annuses inimene peab seda võtma. Siit saab seda muuta, et kui saaks siia klikkida selle valiku lahti, et siis programm kuvab konkreetse toimeainega kõikvõimalikud doosid, mis on reaalselt apteegis kättesaadavad, et amlodipiini puhul näiteks 10 mg on kättesaadav. Kindlasti on olemas juures valik ka siis vähendatud dooside jaoks, näiteks pool doosi võtta, pool tabletti. Siis skeemi all on näha, kui mitu korda päevas peaks seda võtma, et konkreetselt seda amlodipiini peaks siis 1 korra päevas võtma ja hommikul. Et see, kes selle ravimi määrab või siis ajas kontrollib, saab muuta seda sõltuvalt siis, mis parasjagu vajalik on, kas 2 korda päevas, 3 korda päevas, hommikul, lõunal või õhtul. Siis siin on viimase ravimi puhul näha, et see on 3 korda päevas tarvitatav ravim.
veel edasi, et siin on välja toodud siis viimati välja ostetud brändi nimi, et miks see on siin välja toodud, see on toodud välja sellepärast, et kui arst üldjoontes teab, mis brändi nimega milline toimeaine seostub, siis patsient ei pruugi seda sageli teada ning tema käest on näiteks lihtsam küsida, et kas amlodipiin ja amlodipiin on võrdlemisi sarnane brändi ja toimeaine nimetuse puhul, aga näiteks rosuvastatiin, mis on üks kolesterooliravim, D-lipiid, on hoopis teine kui rosuvastatiin. Et patsiendile käest küsides ta võib palju rohkem aru saada ja küsida, et kas teil D-lipiid on võetud versus see, et kas teil rosuvastatiin on võetud. Selleks, et osata küsida, kas D-lipiid on võetud, peab teadma, et ta on viimasena näiteks just nimelt selle brändi nimega preparaadi välja ostnud. Kui siit saaks selle linnukese lahti klikkida, kuvab programmi ette ka muud brändi nimed, mis patsient on välja ostnud, et teaks ka nende kohta küsida. Et kui inimesel on näiteks ravimite jääk jäänud ja ta tarvitab sama toimeainega ravimitega erinevate brändi nimede alt, et oleks vähemalt selgus majas, et kas ta siis päriselt seda ravimit ikka võtab. Siis liikudes edasi, siis on näha, millal see ravim on esmakordselt raviskeemi määratud ja samuti, et kes on see arst, kes on selle sinna määranud. Siis siin on iga ravim taga 3 tärni, et kui selle tärni peale minna, siis saab ravimiga, mis on skeemi on määratud, teha lisatoimingud, et eemalduda skeemist, retsepti üldse muuta, mingid kõrvaltoimeteatisi teha või lihtsalt kommentaare lisada. Nii palju siis sellest raviskeemist, et liigume anamneesi juurde, et see patsient on pöördunud, ta on oma mure, et ta on oma mure väljendanud, ma läksin ravimite alt tagasi sissekannete alla, et mul oleks kirjutamise ajal sissekandet näha. Et ta on oma muret väljendanud, ma panen selle kirja, et ta ei oska praegu kaebusid eriti välja tuua ja vererõhud on võrdlemisi korralikud olnud, et aktiivne suitsetaja pole, alkoholi tarvita, et see läheb üldinfo alla ka kirja. Ja ütleme, et vaatan ta visiidil läbi, et fikseerin tema objektiivse staatuse siis, et eelmiste videode põhjal inimesed on küsinud, et kuidas ma selles suures kastis, kus anamnees on kirjas, et kuidas ka ma objektiivse staatuse ja muude kohtade vahel siin liigun, et konkreetselt siin prototüübis liigun kas nooleklahvide või tab'iga. Nii ma panen inimese vererõhu kirja vaba tekstina, tarkvara ideaalis võiks siis selle vaba teksti ära tunda ja panna ta mulle visuaalselt natukene paremale kujule ja sellisele kujule, mida masinad oskavad ka ära tunda. Paneme tema südametoonide ja pulsisagedusega kirja, lisaks kaalume ta üle. Mul on tema pikkus varasemast juba olemas, et programm tunneb selle järgi ära, et automaatselt, et see on kehakaal, millest ma räägin, mille ma siia kirjutasin ja arvutan mulle kehamassindeksi välja. Siis võtame korraks tabeliga lahti tema kehamassindeksi kohta, et siin on näha, mis ajal on ta olnud rohkem normkaalule lähemal ja kus ta on juba olnud rasvunud, mitte isegi enam ülekaaluline. Et igas selles andmepunktis ma saan peale minna vaadata, et kui palju ta konkreetselt siin kaalus ja mis tema pikkus oli. Et siin on prototüübis ainult üks selline koht välja toodud. Nii paneme selle kinni. Siis on ju, ma olen inimesi rääkinud, ma olen tema ülevaatuse teinud ja on aeg mõned analüüsid ka siis selle kroonikul määrata. Võtame labori lahti. Ja siis ma otsin mõned analüüsid, et kuna ta on kroonik, ma tahaks tema siis profülaktilise analüüse, perearsti kvaliteedisüsteemi analüüse määrata, et otsisin välja, viskab mulle otsing siis PKS analüüsid lahti, et ma saan selles menüü teha ja siin on näha kõik need analüüsid siis, mis Eesti Perearstide Haigekassa on kokku leppinud, mida siis regulaarselt peaks erinevatel kroonikutel tegema, siin siis konkreetselt diabeetikute analüüsid. Siis mul on võimalik need ükshaaval valida, nagu ka praegustes tarkvaradusega mul on võimalik ka nad kõik valida, sest need kõik tuleb ära teha, et saaks patsiendist tervikpildi ette, pluss et ei jääks mingid indikaatorid täitmata. Nagu ka varasemas
prototüübis, siis siin on näha konkreetselt, kui palju iga analüüs maksab ja allpool, mis see kogumaksumus siis on. Samuti ka, kui kiiresti need analüüsid tulevad, et tavaliselt konkreetselt need analüüsid tulevad kiiremini kui 5 tööpäeva. Kui analüüsid on olemas, siis saan need ära tellida. See on kindlasti debateeritav, et kas peaks ka muude analüüside puhul või muude sümptomite või kaebuste puhul olema sellised valmis paketid. Siin on konkreetselt näitamise mõttes mõned valikud tehtud, need ei sunni arsti kõiki neid analüüse tellima, neid saab alati igaüht eraldi valida. Oleme ka mõelnud, et arst või õde, kes iganes seda tarkvara kasutab, ta võiks saada ka iseenda selliseid valmis sette teha ja neid nimetada ja sinna konkreetseid analüüse siis valida. Et need on siis kas näiteks tüüpiliste alt kättesaadavad, et sarnane funktsionaalsus on ka paljudes teistes tarkvarades muidugi olemas, eeskätt haigla tarkvarades. Ja tellime selle patsiendi analüüsid siis ära. See tekkis kiiresti teavitus, et tellimus on edastatud laborisse, et saan visuaalse tagasiside, et minu käsk läks läbi, et ma ei pea kuskil uuesti okei vajutama, et mingit uut dialoogi ei tule ette. Eelmises videos, mis ma ei maininud, et konkreetselt pärast analüüsi tellimust sellise tegevusplaani märksõna alla programm automaatselt paneb kirja, et jah, laborisse on tellimus edastatud ka, et ma saan pärast seda sirvida ja tean, et ma olen siin midagi teinud. Siis olen analüüsid tellinud, patsiendi rääkinud jah, et mine anna pärast minu visiiti analüüsid ära ja siis annan talle ka mõned soovitused, et panen siia kirja, et tema praegused veresuhkru ja vererõhu väärtused on eesmärk väärtuste raames, keeruline lause. Ja et mis ta veel tegema peaks, siis on ju sellised tüüpilised soovitused on ju. Ja siis paistabki, et konkreetselt sellise funktsionaalsuse mõttes olen juba lõpupoole jõudnud. Need soovitused saab ka välja printida ja oleme mõelnud, et edastada näiteks patsiendi poolt eelnevalt valitud siis kommunikatsioonikanalisse, näiteks kui see inimene tahab neid soovitusi, mis iganes põhjusel ta visiidil siis käib ja mis arst pärast kirja paneb, et kui ta ei taha neid välja prinditud kujul saada, siis ma saan talle otse saata ka näiteks meili peale või SMS-i peale, kui selline võimalus on olemas. Ja ma olen korduvalt mainin ka seda, et kui oleks patsiendi portaal olemas, siis ka need soovitused võiks automaatselt patsiendi portaali minna. Et mailboxis kirjalikult on parem kui mitte midagi, aga me kõik teame, kui kiiresti mailboxid võivad segamini minna ja mitte filtreeritavaks minna. Et sellised delikaatsed isikuandmed võiks ikkagi ühest kohast patsiendi jaoks kättesaadavad olla. Nii, aga loodan, et see video nüüd liiga pikaks ei veninud. Loodan, et jõudsid läbi vaadata ja ootan siis igasugust tagasiside selle kohta, mis sa just nägid.